Uudis Plus, külaline. Ja nüüd hakkame rääkima mittetulundusühingust Vaba Isamaaline Kodanik, mis pidas siis nädalavahetusel oma volikogu, võttis vastu mitmeid avaldusi, aga ehk kõige rohkem on vastukaja leidnud uudis selle kohta, et Vaba Isamaaline Kodanik on lubanud minna kohalikele valimistele, kas nüüd oma nimekirjadega või mitte, ja kuidas see kõik välja hakkab nägema ning kas sellest kasvab välja partei, seda hakkame nüüd küsima Vaba Isamaalise Kodaniku juhatuse liikmelt Külliki Kübarsepalt, kes on täna meil stuudiokülaliseks. Tere päevast! Tere! Mis asi see Vaba Isamaaline Kodanik siis on? Et kas te olete mittetulundusühing, mis üsna pea parteistub? MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik on Vabade Kodanike mõttekoda. Et me oleme hetkel pigem suunitlusega kodanikuühenduse laadne koda. Me oleme üle-eestiline, me käime juba regulaarselt koos nii Tallinnas kui Tartus ja oleme käinud ka üle vabariigi mõnes maakonnas, et eelkõige me oleme mõttekoda. Praegu me näeme ka väikest viisi vastandumist vabakonnad versus erakonnad, et ma saan aru, et Vaba Isamaaline Kodanik peab ennast praegu vabakonnaks, kuna erakonnaks saamine ja olemine ei ole praegu vist kõige populaarsem. Jah, kurb on see, et erakonnad on ära üldse unustanud selle, et ka nemad on mittetulundusühingud, ehk siis peaksid tegelikult seda sama funktsiooni täitma. Mis meid eristub, ongi see riigieelarvelised vahendid, ja need vahed on niivõrd suured, et on erakonnad teadlikult distantseerunud kodanikuühendustest, mis on nagu väga kurb. Mida see lubadus siis kohalikele valimistele välja minna, kas siis Vaba Isamaalise Kodanikuna või ka valimisliiduga kellegiga koos, et mida see lubadus siis endast kätkeb ja milliseid plaane sellega seoses te olete enda jaoks sõnastanud? No kuna me oleme poliitilise suunitlusega mõttekoda, siis loomulikult me tahame oma mõtteid jagada ja reaalselt ellu viia. Üks võimalus on siis kohalikud omavalitsuse valimised ja meie oleme eesmärgiks võtnud, et me oma tegevustes ei kopeeri erakondi, ehk siis ei aja piinliku täpsusega näpuga mööda Eesti kaarti ringi, kus me ütleme, et siin omavalitsuses, seal omavalitsuses peab meie nimekiri olema, vaid me anname oma liikmetele vabaduse otsustada vastavalt kohalikule olukorrale. Meie peamisteks sõnumiteks on just kuidas kaasatakse kodaniku poliitiliste otsuste tegemisse. Ja loomulikult on üks suurem teema ka halduskorraldus riigis tervikuna, mis puudutab nii omavalitsuste ülesandeid, tulubaasi, kui ka lihtlavaselt joone Eesti kaardil, et kui suured omavalitsused peaksid olema ja mismoodi Eesti ressursid oleksid optimaalselt kasutatud. Kodanike kaasamine kindlasti on ühelt poolt väga kõlav väljend, aga milline see konkreetne tegevuskava võiks siis olla, et kuidas siis kodanikud võiksid olla rohkem kaasatud ühiskonnas ja riigis toimuvasse? Kaasamise all mõtleme seda, et kodanik ei kutsuta ainult formaalselt mõnele koosolekule, kus heal juhul kuulatakse nende arvamusi, vaid oluline on kaasamise juures ka nende ettepanekute arvestamine. Et laupäevane meie enda üldkoosolek näitas seda, et me erineme tänapäeva erakondadest. Iga liige saab öelda oma arvamust ja seda ka arvestatakse. Samamoodi on meil oma listid, Facebooki keskkonnad, kus on väga aktiivne diskussioon ja mida erakondade listides ei ole. Ma olen ise ka kuulunud üle 12 aasta ühte erakonda, kus debatilistid absoluutselt ei funktsioneerinud. See kujunes lõpuks äärmusliste kogunemiskohad ja ükski organisatsiooni juhtorgan ei võtnud neid tõsiselt. Et meil on jälle vastupi, et me võtame oma liikmete arvamusi nii listi Facebooki teel väga tõsiselt. No, Vaba Isamaalise Kodaniku kohta on öeldud ka seda, et see on just kui Isamaa ja Res Publica liidus pettunud
ühing, et peaasjalikult on inimesed tulnud siis Isamaa ja Res Publica Liidust, valdavalt on nad Isamaa Liidu taustaga ja siis on selle ühingu kohta ka nii öeldud, et mida te sellise määratluse kohta ütleksite? Ma ütlen seda, et igal erakonna liikmel on õigus koonduda erinevatesse kodanikuühendustesse ja seda ei saa mitte ükski Eesti Vabariigi seadus ka hetkel keelata. See, et poliitikahuvilised on peamiselt juba mingil määral erakondadesse määratlenud. Meie liikmeskonnas on ka sotsiaaldemokraate, reformierakondlase, kristlikke demokraate, suurem osa on erakonnatud inimesed. See on nagu üks võimalus, kuidas oma arvamusi koondada ja neid formuleerida, et kui erakonnad ei ole suutnud oma lihtliiget väärtustada, siis need liikmed otsivad muud võimalusi, kuidas kaasa rääkida, aga see mõttekoda ju ei kohusta kuskilt välja astuma. Ja me pigem soodustamegi erinevate maailmavaate kandvate inimeste koostööd. Et meie erakonnad ei tee ju peaaegu üldse koostööd, et see on võimalus, kuidas inimesed õpivad koostööd tegema. Aga mis nüüd siis ikkagi edasi saab, et lähete kohalikele valimistele, ütleme nii, et teid saadab seal edu, saate mitmesse volikogusse sisse, mis siis edasi, et kui ühel hetkel on juba liikmeid nii palju, et võiks hakata erakonda tegema, et kas see on siis nende sammude loogiline jätk? Ma arvan küll. Et seega siis Vaba Isamaaline Kodanik on loodud ikkagi selleks, et luua uus konservatiivne erakond? Ei. Vaba Isamaaline Kodanik on loodud selleks, et propageerida rahvuslik konservatiivset maailmavaadet ja propageerida, levitada inimeste vabatahtlikku tööd selle nimel, kuidas seda maailmavaadet edasi viia läbi ausa, läbipaistva maailmapoliitika väärtuste. Et meie oleme ikkagi seisukohal, et Vaba Isamaaline Kodanik ei saa olla või ei ole üks ainus osapool, kes teeb selle erakonna. Et meil ühiskonnas on väga palju erinevaid kodanikuühendusi kui ka kodanikke, kes oleks võib-olla rohkemgi, kes on samaväärsed kui meie, ütleme niiviisi. Aga kui te nüüd ütlete siin, et te tahate ühelt poolt, et teil oleks mitmeparteiline kuuluvus, mittetulundusühingu liikmetel ei ole probleeme, kas nad on Reformierakonnas või Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas või IRL-is, aga teiselt poolt ütlete, et ühel hetkel ikkagi jõuab see asi parteini, siis tuleb nendel inimestel valida, kas kuuluda ühele või teisele poole. Sellisel juhul te seate inimesed väga tõsise valiku, et ühel hetkel kas siis see Vaba Isamaaline Kodanik ei ole justkui hunt tallenahas, et mingi aeg on tegu vabakonnaga, aga siis ühel hetkel ongi erakond valmis. Vaba Isamaaline Kodanik on mõttekoda ja ta jääb selleks. Olenetu sellest, kas erakond tuleb või ei tule. Loomulikult igal kodanikul peab olema õigus ja saab ka olema õigus otsustada, kas ta liituks selle võimaliku uue organisatsiooniga või mitte. Meie ei taha välistada ega sundida mitte kedagi midagi tegema. Sirje Endre ütles laupäeval, et tema isikliku arvamuse kohaselt Vaba Eesti Kodanik, et sellest erakonda ei saa. Küll aga Vabast Eesti Kodanikust... Isamaaline. Vabast isamaalisest kodanikust ja et sellest lähtuvalt tuleb uus erakond. Mis te sellest arvate? Jah, siin nüüd oleneb sellest, kes juhtotsad haarab. Et spekulatsioone viimaste uudiste raames on väga palju ja ega me ju ei tea tegelikult hetke, mis juhtub kuu, 2 või aasta pärast. Et see kõik on väga ettearvamatu, nagu me kogu igapäevane elu. Teil on praegu umbes 250 liiget. 200, jah. Ja, et mis edasi, Sirje Endre jälle, kellega ma rääkisin, tema ütles, et kohalikeks valimisteks on teie mõte saada 1000 liiget. Jah, sinna kanti võiksime koondada nii palju mõttekaaslasi. See oleneb kõik sellest, kuidas me ettevalmistus valimisteks, kohalikeks valimisteks toimub. Me ei pabista ega rabista, vaid võtame selle kui loomulikku protsessi, sest väga hea on näha, kuidas
liikmed ise tulevad, inimesed ise tulevad meie juurde, küsivad, kes te olete, mida te mõtlete, me sooviks liituda, aidata teid. Et see on väga meeldiv. Kas erakonna loomine sõltub sellest, milliseks kujuneb teie võimalik valimistulemus Tallinnas? Ma arvan, et see on üks oluline otsustuskoht. Aga Tallinna puhul on just oluline, nagu me ka üldkoosolekul tegime üleskutse kõikidele Tallinna opositsioonierakondadele ja kodanikuühendustele teha ühine suur valimisliit. Et lõpetada selle praeguse võimu pikaaegne, üsna teerulliga ülesõitev, kodanikust ülesõitev poliitika. Et see on oluline koht. Et teie hinnangul erakondadega koostöö on võimalik? Me tahame loota seda. Jah, sotsiaaldemokraadid on juba vastanud üsna konkreetselt eelnevalt, aga ma usun, et nendel ka annab aeg arutust ja nad mõtlevad natukene pikemalt ette kui isiklikud soovid. No, Vaba Isamaalise kodaniku liige on ka Europarlamendi saadik Indrek Tarand. Jah. Milline on tema võimalik tulevik seoses nüüd selle Vaba Isamaalise kodanikuga ja kui läheb partei tegemiseks, et kas sellest tuleb siis justkui nagu Tarandi partei? Meil on väga hea võimalus täna oma klubi õhtul kohtuda Indrekuga ja neid küsimusi küsida, et ma ei oska hetkel Indreku seisukohti öelda, ma tean teiste kolmandate isikute kaudu, et ta mõtleb elu üle. Nii et kui teil partei tegemiseks läheb, siis Indrek Tarand on üks tõenäoline partei esimehe kandidaat? Ma hetkel seda väita ei saa. Kas teie olete? Ei, ma ei oska ka seda öelda. et kõik on kasvamise tee, et oleks küll tore, kui oleks uus nägu, miks mitte naisterahvas, sest kui me vaatame ka erinevaid kodanikuühendusi, siis naised on see kandev jõud. Aga kui teil on niivõrd selge see idee, et teeme erakonna ära, siis miks te lähete kohalikele valimistele Vaba Isamaalise kodaniku all, et tehke siis kohe erakond ära ja minge siis kohe valimistele erakonnaga, et siis on kõigile selge, et milline see mäng on? No meil on hetkel parlamendis 4 erakonda, kes juba oskavad tsirkust ja leiba pakkuda. Nüüd on see küsimus, kas meie tahame samasugust karnevali pakkuda. Ma arvan, et mitte. Meie eesmärk on pakkuda ausat, läbipaistvat, kodanikku kaasavat poliitilist kultuuri. Ja paraku selle kasvamine, juurutamine võtab aega. Et ma ei tea, kas see on sajandi vahetusega tulnud, on suhtumised, väärtused muutunud ja selle õige tee taasleidmine võtab paraku aega. Et selles mõttes vastutus on väga suur ja lihtsalt teha ära millegi pärast, et keegi survestab, mõtleb, kui tore oleks, ma ei pea seda õigeks. Mulle meenub küll eelmisest nädalast ka üks lause, mis puudutab ka Vaba Isamaalise kodaniku liikmeid ajal, mil nad olid Isamaaliidu liikmed ja väga kõrged Isamaaliidu funktsionärid. Jüri Mõis ütles, et ka Isamaaliidus toimus varjatud sularahaga rahastamine ja skeemid olid suhteliselt hämarad. Need on küll üle 10 aasta tagused lood, aga praegused Vaba Isamaalise kodaniku liikmed olid toona Isamaaliidu kõrged funktsionärid, et kui nüüd minna ajas tagasi, et siis tekib ikkagi küsimus, et kas ka need toonased lood ei tuleks avalikkuses lahti rääkida selleks, et siis puhtalt lehete edasi minna. Miks mitte, aga kahjuks ma ei oska isiklikult kommenteerida, et kas ja mis määral nemad on nendest võimalikest tehingutest informeeritud, et ma ise olin veel suht noor liige, et teada, mis siis toimus. Nii et pigem siis, ma saan aru, et te suhtute skeptiliselt Jüri Mõisa seisukohtadesse? Mina isiklikult ei võta praegu ühtegi seisukohta, sest ma ei tea seda, mis toimus. Ma nendin seda, et need nii-öelda paljustused on suht hilja välja tulnud, et need oleks võinud palju varem, mitu aastat varem välja tulla, et tunnustus neile, kes täna räägivad nendest teemadest. Ehk siis reformierakondlane Silver Meikar on see, keda tuleks tunnustada?
ma arvan, mingil määral tõesti. Milline on teie ettepanek või mida arvab vaba isamaaline kodanik, et mida siis erakondade rahastamisega seoses tuleks ette võtta selleks, et tulevikus me enam nendel teemadel, mille üle me siin praegu väga põhjalikult arutleda üritame, et me enam nendel teemadel ei vestleks? Raha on üldse selline raske teema, et püüad ühe koti kinni panna, siis teisest otsast ta ikkagi võib sul kas välja lupsata või sisse tulla, et kõige peamine vaba isamaalise kodaniku arvates on just riigieelarve vahendite eraldamine erakondadele. Et ma ise olen ka Päevalehes just eelmisel nädalal teinud sellise ettepaneku, et kõik parlamendierakonnad võiksid saada ühe palju raha, olenemata valimistulemustest, näiteks 400 000 eurot. Aga see ei kaota ju varjatud rahastamist, et kui neilt veel raha vähemaks võtta, siis tõenäoliselt kilekoti jooks sakeneb või et see ei lahenda ju seda praegust tõsist eetilis-moraalset kriisi, mida me kahtlustame seoses erakondade rahastamisega. No ma isiklikult arvan, et kui me hakkame plakatite suurusi vähendama, et see ka ei muuda. Pigem muudab see, et riigieelarvest on vahendid minimaalsed ja iga erakond tuleb endal tõestada ja näidata, kui ausad eetilised on. Üks ressurss, mis on täiesti kasutamata, on liikmed. Et kui keskmiselt on erakonnas 10 000 liiget ja näiteks keskmine liikme maks aastas on 15 eurot, siis need on korralikud summad, mis on täiesti teadlikult jäetud korjamata. Et panustada oma liikmeid nii oma tegevustes kui liikmemaksudelt, see on see võtmeküsimus. Kontroll, ma arvan, et siin on nüüd see küsimus, kes kontrollib. Kas parlamendierakonnad iseendid või antakse see võimalus ka rohkem väljapoole kodanikuühendust? No praegu on nii ja naa, ütleme, et on ka väljaspoolt tulevad inimesi, kes kontrollivad erakondade rahastamist ja peale selle kuuluvad siis sellesse komisjoni ka parlamendierakondade esindajad. Ja aga ma näen, et sellist tõsiselt võetuvust erakondade poolt, nendelt teistelt esindajatelt on minimaalne ja nad püüavad neid ka minimaliseerida, nende otsuseid kui arvamusi, et see on siuke raske asjaamine, mis toimub. Et ma arvan, et jõud on ikkagi rohkem kodanikuühenduste käes. Te ütlesite, et vaba isamaaline kodanik võib muutuda parteiks nii, et ta kaasab oluliselt laiema ringi kui ainult vaba isamaaline kodanik. Seda justkui eeldab või välja pakub, et kas see tähendab seda, et teil käivad juba praegu oluliselt laiemad arutelud ja diskussioonid ja läbirääkimised inimestega, keda erakonda juurde tuua selleks, et see erakond asutada? Ma tean, et suuremates maakonnakeskustes meie liikmed kohtuvad erinevate seltside ühendustega, just selliste kogukonnagruppidega, kes on end tõestanud. Et me oleme nendega läbirääkimisi pidamas, jah. Siin on spekuleeritud ka uue parteiga seoses kõikvõimalike teiste nimede nagu Allar Jõks ja Silver Meikar üle, et kas te ka nendega olete vestelnud? Allar Jõks on meil ka eelmisel aasta alguses klubiõhtul külas käinud ja seal me just arutasime meie just Euroopa majanduspoliitika erinevaid nüansse, kuidas Eesti Vabariik on käitunud ja minu teada Allar hetkel ei ole huvitatud üheski võimaliku erakonnas kaasa lööma. Selge, siis vähemalt vaba isamaalise kodanikuga teda kindlasti seostada ja vähemalt teie sõnade järgi ei saa. Ei saa. Aitäh siia stuudiosse tulemast, Külliki Kübarsepp mittetulundusühingust Vaba isamaaline kodanik ja palju edu teile! Aitäh!